Nii, malli täitmise tehnika. Et see on nüüd väga hea siis, kui sul on vaja konkreetset kogu aeg ühte sama struktuuri temalt saada. Et sa ei taha, et sealt tuleks kogu aeg erinev tulemus. Et see on väga hea siis, kui sa tahad automatiseerida näiteks. Et sa ei pea ise seal juures olema, sul on kindel struktuur, mida ta hakkab täitma. Seda saad ise leiuta. Aga see, mida sa siin näed, tegelikult ma ei teinud seda ise, vaid seda ma tegin niimoodi, et siin on üks väga hea blogi kirjutaja, kes mulle meeldib. Väga palju infot ja mulle meeldib tema see blogi struktuur on ja kuidas samamoodi võiks kirjutada. Tal on tegelikult väga palju pilte. See on tema põhiline asi siin. Aga see struktuur näiteks, oletab, et ma tahan seda, sest ma põhimõtteliselt kopeerisin selle ja ma palusin GPT selle struktuuri teha, malli, et ta seletaks igas osas, mis seal on. Et põhimõtteliselt mul on see mall nüüd, ma saan seda nüüd täienda nendesse kohtadesse panna veel täpsemalt, mida ma tahan, et näiteks tema genereeriks mulle, et ma ütlen talle näiteks, et mitte parimate AI-tööriistade ülevaade tutvustus õpilastele, vaid äkki ei ole õpilast, äkki ma tahan teha õpetajatele, ettevõtjatele, mida iganes. Et see muutub näiteks kogu aeg ja siis selle alusel ta muudaks ka kogu seda sisu. Et seda võib igat moodi teha, et kas niimoodi või kui sa tahad ise teha blogiartikkel ja siis ütled, täidaks seda struktuuri ja siis hakkad siin nummerdama neid, et näiteks esimene on pealkiri, teine alapealkiri või pane all, no igatahes, et siin võiks olla näiteks sissejuhatus ja siis sa seletad siin, mis siin sissejuhatus peab olema, näiteks mitu sõna, mis toon, mis stiil, milline lõpetus, milline algus, väga nii detailselt kui tahad, paned veel siia juurde, kirjutad siia. See vorming ei ole väga tähtsa, ei peanud sulgusid panema lihtsalt ilu jaoks. Nii, siis number 2, alapealkiri, näiteks nüüd. Siin võib ka seletada, kuidas see alapealkiri välja peab nägema. Paned juurde, nii. Ja siis sisu või paned hoopis lõik 1 näiteks üldsegi. Kirjutab, mis on lõik 1, kinni, lõik 2, siis nüüd räägib, mis siin on. Ja siis number 3, alapealkiri jälle. Mis pilt siin võiks olla? Võid talle mingi kohad panna, kuhu ta võiks mingi pilti panna, et seletab sulle, mis pilt võiks sinna sobida. Ja siis sa saad seda malli kogu aeg kasutada blogiartiklite tegemisel. Sõltuvalt millist artiklit teed, eks ole, et blogiartikkel see kogu aeg ühte sama seda formaati kasutama, et see võikski olla siuke seal, et kus sa näiteks, et ülevaade jah. Et see näiteks ei sobiks, kui mingid võrdlust teed või mingid how to, ehk siis kuidas midagi teha õpetus. No igatahes ma loodan, et sa said aru sellest põhimõttest, et sa annad talle mingit tühja malli, mida ta hakkab selle siis täitma sinu eest.